Tere tulemast vaatama Lifekeskuse podcasti ja 4. episoodi. Me jätkame kusjuures sealt, kus meil eelmine kord pooleli jäi, ehk siis Tartu keskuse filiaalis. Ja minuga on meie armsamaid terapeute Katrin Kikertvill. Tere! Katri on naine, kellel on selles loos ka muide märgiline roll. Just tema juures käis meie eelnevaid terapeute Alice algselt teraapias ning läbi ühise äratundmise on nad täna kolleegid ja Tartu Lifekeskuse tugisammad ja edasiviidjad. Me räägime Katriniga siis sellest, kuidas tema jõudis ise antud teraapiani, millised on tema kogemused nii isiklikus kui ka klienditöö perspektiivis ja mida tähendab olla teejuhiks teisele inimesele. Tere tulemast, Katrin! Tere! Sa oled Lifekeskuse Tartu filiaali esimene terapeut. Oled kliente toetanud nüüdseks juba üle 3 aasta. Räägi, millega sa enne seda tegid karjäärialaselt siis? Varasemalt ma tegelikkuses üldse töötasin põllumajandusvaldkonnas ja töötasin seal üle 10 aasta. Äkki tuli võib-olla 13-14 aastat isegi kokku. Ja töötasin sellises ettevõttes, mis tegeles põllumajandusmasinate müügi ja hooldusega. Ja olin siis müügiassistent ja tegelikult väga sarnaselt tänasele tööle toetasin siis ka seal kogu müügitiimi, kogu selles müügiprotsessis, et kõik sujuks. Nii et ja see töö tegelikkuses või sinna valdkonda sattumine on olnud minu jaoks väga loogiline, sest ma tegelikult olen lõpetanud Maaülikooli ja ma sattusin sinna ettevõttesse praktikale ja sinna ma tööle jäin. Ja siis sealt on edasi läinud. Just. Okei. Kuidas sul see töö meeldis? Selles mõttes väga meeldis ja kuidagi mitte midagi negatiivset ei ole ja ei meenu, et see on olnud väga oluline osa minu elust. Need tutvused, need inimesed, kellega ma olen kohtunud, et jah, võib-olla kui ma nüüd siin tagantjärgi mõtlen, siis sellel hetkel, kui ma oma eriala hakkasin valima, siis põllumajandus ei olnud küll esimene valik, et ma tahtsin tegelikkuses minna kas füsioteraapiat õppima või siis üldse Viljandi Kultuuriakadeemiasse koreograafiat. Aga füsioteraapiasse ma ei saanud ja seetõttu tuli siis minna kuhugi mujale ja paratamatult jah, kuidagi sattusin siis sinna Maaülikooli ja eks see oli oluline, nii et midagi ei kahetse. Okei. See põllumajanduse teema on nagu siis tegelikult kategooriliselt või valdkonnaliselt täiesti teistsugune valdkond, kui on näiteks teraapia või psühholoogia. Kuidas sa jõudsid siis mere biofeedback teraapiani? Tegelikult jah, tõesti need on väga erinevad, aga mere biofeedback teraapia jõudiski minuni siis tegelikult tänu minu lapsele. Kellel esimeses kooliastmes siis diagnoositi tänapäeval selliseks moehaiguseks peetav aktiivsus- ja tähelepanuhäire. Ja tegelikkuses ma hakkasin siis nii-öelda abi otsima. Mulle omaselt ma olen selline, kes tahab kohe asjadele lahendusi hakata otsima. Ja nii ma siis tegelikkuses Ülle leidsin. Sellel hetkel Ülle küll elas Ameerikas. Ja ta käis aeg-ajalt Eestisse, see võis olla kuskil 3 korda aastas võib-olla. Ja siis me jah, nii-öelda alati ta helistas, et on tulemas ja siis me niimoodi Tallinnasse käisime. Ja läbi siis selle nii-öelda tänu lapse ma tegelikkuses sain ise ka aru, et ma vajan ise ka tegelikult tuge ja toetust. Nii et jah, me käisime paralleelselt koos. Okei, see siis päris ammu, jah? See oli tegelikkuses jah, kuskil ma arvan pea isegi 8-9 aastat tagasi. Okei. Ja tegelikkuses ma olen ka nagu tänapäev, kui vanemad jõuavad oma lastega teraapiasse, siis ma tegelikkuses vägagi soovitan, et nad võiksid ka ise tulla. Me tegelikult oleme oma lastega vägagi seotud ja ühenduses. Ja minu puhul tõesti oli see tuntav, et kui minus toimus selline rahunemine, siis tegelikkuses peegeldus see kohe ka lapses. Okei, et siis kui ise tundsid ennast nii-öelda rahulolus või
rohkem nii-öelda fookuses või sellises hetkes on ju, et siis ka lapses sa nägid seda muutust. Just, et teinekord juba piisab vanema tasakaalust, kui toimuvad lapses juba positiivsed muutused. Okay. Ja paralleelselt ma siis kogu aeg nii-öelda oma töös tegelesingi töö kõrvalt siis oma nii-öelda lapse toetamisega ja läbi selle toimus siis justkui selline teistmoodi õpe ja areng, et ma vahepeal kutsun, et see on selline eluõpe, et elukool. Ja just. Ja, et see mind siis selle põllumajanduse kõrvalt paralleelselt kogu aeg paelus ja ütlesin saaks, okei. Aga kuidas sa jõudsid nende õpinguteni? Kuidas sa just nagu merbiofeedbacki neid õpinguid, sa terapeudiks hakkasid õppima? Selles mõttes, et ega ma mitte kunagi pole arvanudki, et minust terapeut saab, et mul ei ole seda mõtet mitte kunagi isegi pähe tulnud. Aga jah, ühel hetkel ma olin ikkagi emotsionaalselt ja vaimselt läbi põlenud, mitte ainult ka töö tõttu, erinevate muude olukordade tõttu elus ja ma tajusin, et ma tegelikult pean mingit suunda muutma. Ja ma hakkasin vaikselt ikkagi pidevalt otsima midagi, läksin toitumisnõustamist õppima, sest tegelikkuses minu siis lapse toetusteekonnal on väga oluline roll olnud ka toitumisel, kogu selle muutmisel, sest see on tõesti väga-väga toetav aktiivsus tähelepanuhäiretega siis nii-öelda kas lastel või täiskasvanutel ja läbi selle ma nii-öelda pidevalt otsisin ja arenesin ja ühel hetkel siis, kui ma otsustasin, et ma nüüd on see hetk, et ma tegelikult tulen töölt ära või õigemini keha andis väga tugevalt märku, et ma pean midagi muutma. Siis ei läinud tegelikult väga pikalt mööda, kui Ülle mulle helistas, et kuule Katrin, et me hakkame Tartusse terapeuti otsima, et kas sa kandideeriksid? Ja siis ma mõtlesin, et huvitav, et need asjad käivad küll väga kiirelt, et mul piisas ainult otsusest, et ma pean midagi muutma ja tegelikkuses läks kuu aega mööda, kui siis tuli mingi selge märk, et kuhu suunas liikuda ja muidugi ma siis kandideerisin ja ma mäletan, et ma tegelikkuses, kuna ma olin nii läbi põlenud, siis ma ei olnud veel valmis alustama kevadel, nagu Ülle soov ja Angeelika soov tollel hetkel oli. Ja ma seadsin mingis mõttes mingi tingimus, et ma saan alles sügisel tulla. Ja ma arvasin, et see esialgu on võib-olla minu kahjuks, aga tegelikkuses pärast Angeelika ja Üllega vesteldes oli see hoopis minu kasuks, et nad ütlesid, et neile meeldis see, et ma oskasin mingeid piire seada või nii-öelda ennast hoida. Et ja siin ma nüüd siis olen juba 3 aastat. Toimetad. Väga lahe, selles mõttes, et sa juba tol hetkel tajusid, et mis on sinu jaoks oluline ja siis tegelikult, kui elu pakkus sulle kohe võimaluse uut asja pakkuda, siis sa tegelikult jäid endale kindlaks, et tegelikult veel ei ole valmis, tahaksid puhata, aga siis alustad ikkagi sügisest. Just, et ma vajasin sellist hinge tõmbeaega ikkagi, et ma ei olnud veel nii valmis mingit uut infot ammutama. Kui sa jõudsid selle merbiofeedbackini, nii siis esiteks oma lapsega, kogesid seda ka ise, siis küsiksin su käest seda, et mis sinu jaoks see merbiofeedback on? See teraapia, et mis sind selle juures näiteks kõnetab või puudutab või on toonud mingisugust teatud või mis sulle esimest korda näiteks ka kõnetas, kui see oli see, kui sa mäletad seda? Ma muidugi seda perioodi väga ei mäleta, aga kindlasti ma mäletan seda, et selline tasakaal ja emotsionaalne rahuseisund oli alati pärast teraapiat tagatud. Aga mis see minu jaoks nagu on, tegelikkuses see teraapia on väga hea võimalus ikkagi iseennast tundma õppida.
ja tegelikkuses me tänapäeva sellises mürarohkes maailmas me ei suuda märgata tegelikult, mis meie sees toimub. Ja meid juhibki ju alateadvus, selline automatism on ju, ja mingid sellised käitumismustrid, mõttemustrid on nii automatiseeritud ja teinekord siis tõesti meid hästi piiravad ja takistavad ja selle tõttu me ei julge ka muutust luua. Et ilmselt ka minu puhul see töökoha teema oli seotud sellega, et ma ju tegelikult ei teadnud, on ju, mida teha ja mõtlesin, et kas ma ikkagi hakkama saan millegi muuga. Nii et igal juhul on see selles mõttes väga hea võimalus ennast tundma õppida. Kuidas ta aitab sul tundma õppida? Et tegelikkuses, nagu ma ütlesin, on ju, et me iseennast ei näe ka või me vajamegi selliseid peegeldusi, siis tegelikkuses see teraapia ongi väga selline toetav selles ja mulle meeldib endale alati öelda, et siin on väga neutraalne seade, mis siis peegeldab seda, ja ta peegeldab vastavalt sinu kehale, mis siis sellel hetkel on just see, mis vajab siis märkamist. Ja mis mind eelkõige veel ka siis nii väga kõnetab, on just see, et siin teraapias ainult ei tuvastata, mis siis justkui on selline takistav ja piirav mõttemuster, et tegelikkuses toimub ka tasakaalustamine. Ja ma olen aru saanud, et tegelikkuses muutus kunagi ei toimu mõttetasandil, mentaalsel tasandil, et see toimub alati nagu keha tasandil. Ja see teraapia tegelikkuses töötabki nagu keha tasandiga, ehk siis ta toetab sinu keha, et ta tuleks järgi sellistele mõttemustritele. Sest ilmselt on sinu ka olukordi olnud elus, kus sa justkui tead, mida sa tegema pead, aga kuidagi need asjad ei realiseeru. Et tegelikkuses ongi, et mulle tundub, et kui mõistus on siin ja keha on siin, siis nad koostööd ei tee, et nad vajavad sellist ühendust, et siis toimuks see muutus. Ja tõesti see merbiofeedback teraapia kehaga sellisel kujul töötab ja ma saan aru, Ameerikas on ta ju täiesti tugiteraapiana ongi psühholoogide ja ma ei tea, mänguterapeutide ja kõigi kõrval, et need muutused toimuksid kiiremini. Sest vahepeal ei ole seda jõudu, et endas neid muutusi luua, et meil on need teadmised küll, et ma ei tea, hinga, mediteeri, jaluta, aga ma olen ise ka elus olnud tegelikult sellises kohas, kus see energia on nii maas, et ma tegelikkuses, keegi võib mulle öelda, et hinga, mediteeri, aga sellel hetkel ma võib-olla mul on jõudu ainult püsti tõusmiseks ja võib-olla söögi valmistamiseks ja söömiseks ja sellisteks lihtsateks igapäevategevusteks, et tõesti ta nendel keerulistel hetkedel pakub sellist tuge, et sa saad ennast laadida, et nagu annab sellise kargu alla korraks, et toetava platvormi. Annabki selle nagu nii-öelda hetkeolukorra tunnetuse, et nagu sa mainisid, et endalgi on ka olnud seda, et varasemalt oled liiga palju mõtetes kinni, lood seda enda peas seda stsenaariumeid, et kuidas ta võiks olla, kuidas peaks olema, kuidas võib-olla ka lähed minevikusse, et kuidas ma tegin seda, aga tegelikult oleks võinud teha seda, on ju. Lood selle nagu maailma enda peas suuresti ära ja siis tegelikult selle baasilt siis sa mõtled, et mina võiksin tegelikult elada sellist elu või kuidagi, mul võiks ka olla nii, nagu teistel on või sellel inimesel, on ju. Aga märkamata, et mida mu keha või mida mu hing või mida mu enda sisetunne tegelikult ütleb ja mida sa tegelikult tahaksid, on ju. Just. Ja siis see kehaga, kui sa oled nagu sellest keha tunnetusest eemal, on ju, et siis me tegelikult need ongi nagu kaks eri tasandit, kus nad omavahel nagu ei suhestu ja siis tekibki see nii-öelda sisekonflikt või siuke nagu disharmoonia või? Just. Keegi kunagi mingi tark inimene on öelnud, et sitt on ainult 20 sentimeetrit minna. Aga jah, me ei ole üldse oma kehadega ühenduses, et mõttes ja mina ka täpselt samamoodi olen olnud väga pikalt sellises, võin öelda ka mingis mõttes tuimuses,
et närvisüsteem on olnud nii tugevas ülepinges, et ma reaalselt tegelikult ei tajugi enda keha, sest et apaatsus on niivõrd tugev ja teraapias tegelikkuses nende teemadega ka me tegeleme. Ja kui inimene siis tõesti ühel hetkel hakkab tundma, siis läbi selle ju tekib ajusse kuus teadmine, on ju, neuroühendus, et jah, me peame midagi kogema, et see meis integreeruks ja see teraapia siis tõesti sellist tuge pakub, et noh, inimene, kes terve elu võib-olla on ärev olnud, ta ei teagi, milline see sisemine rahu või see seisund on, aga siin teraapias, kui ta seda kogeb, siis ta saab selle teadmise, et ahah, väga huvitav, tahan veel seda tunda ja kogeda. Just. Et just, et keha justkui tuleb ümber õpetada ja muutus algab alati sellel tasandil ja siis tulevad teised asjad ka järgi. Väga ilus. Mis on sinu jaoks olnud suurim avastus enda kohta läbi selle teraapia? Noh, eks ma olen endas ka avastanud selliseid kihte, mida mu mõistus siial ei oleks ju tuvastanud. Et eks see seade näitab tõesti väga peenelt ära, mis sinu sees toimub. Ja kuidagi see inimese loomus tegelikkuses ongi väga selline keerukas. Meis on nii positiivseid kui ka selliseid negatiivseid külgi, mis on inimeseks olemise üks osa tegelikkuses, lihtsalt neid tuleb osata kuidagi tasakaalus hoida ja võib-olla olengi rohkem õppinud tundma seda enda varjupoolt, seda, mida võib-olla ise ei oska näha ja ei tahagi näha ja see on ka väga hea küsimus, et ei taha näha. Ja sellist pigem sellist oma terviklikkuse saavutamist, et ja eneseaktsepteerimist siis sellisena, nagu ma olen. Et jah, et sellised kihid, mis jäävad tegelikkuses nagu võib-olla jah, meile endale märkamatuks. Ja läbi selle tegelikult ma saan aru, et siis on ka tekkinud sellist julgust või sellist ka kindlust, et nendele otsa vaadata või kuidagi neid varjukülgi siis endas välja tuua või nendega siis tegeleda ja nendega kuidagi ka aktsepteerida, et see on ka osa tegelikult minust. Täpselt. Ja väga oluline osa, sest me keegi pole ideaalsed. Nii et jah. Selles mõttes, et seal tekibki alati see tasakaal, et meil on vaja mingit negatiivset kogemust, et tegelikult mõista, kui hea oli see positiivne kogemus ja vastupidi, on ju. Et vastasel juhul, kui meil oleks kõik neutraalne, siis me oleksime kõik lihtsalt robotid või noh, nii-öelda robotid on ju biomehhanismid, kes lihtsalt toimetaksid, et aga ei koge midagi, et teeme lihtsalt seda ühte sama tegevust või tuimalt ja ei võta seda, et täna paistab päike, ma naudin seda, homme saab vihma, ma seda ei naudi, on ju. Aga need on mõlemad tegelikult elu osa, on ju. Just. Jah, et see polaarsus. Minus endas, et jah. Väga vahe. Tuleme nüüd korraks selle juurde, et sa oled endaga tööd teinud läbi selle MER biofeedbacki, sa oled ennast toetanud, sa oled oma ka last toetanud sellega ja sa oled nüüd tulnud sellises nüüd rolli, kus sa tegelikult oled terapeut ja sa toetad teisi inimesi. Kuidas sa nüüd oled näinud oma klientides seda muutust? Jah, et kuna meieni jõuab väga erinevate teemadega kliente, alates ärevusest, lõpetades läbipõlemise, depressiooni, viimasel ajal ka on väga palju tikidega lapsi, et tihti jah, nüüd võib-olla kui neid tikke korra siin mainisin, korra võtta see ka teemaks, et tihti on need tikid ka just sellise emotsionaalse ülepinge ja stressi tulemus.
ja eelkõige me siin teraapias tegelikult toetamegi sellist lõõgastust, lõdvestust, närvisüsteemi rahustamist, sundmõtete kinnipanemist, et see mõte on meil nii loov ja kui siin peas toimub palju, siis tegelikkuses on väga keeruline, nagu ma enne ka mainisin, kehas seda rahu hoida. Ja muidugi ka ADH inimesi tänapäeval jõuab meieni väga palju, lisaks ka lapsi, sest see on teemaks ja just neid lapsi siis, kes ei tule oma emotsioonidega toime, kes võib-olla on kas siis lasteaias või koolis kuidagi liiga agressiivsed või vastupidi, liiga emotsionaalsed ja keelduvad kooli minemast. Ja siis täiskasvanud on ju, kellel on keskendumisteemad, probleemid ja selle tõttu ka läbipõlemised. Et jah, erinevate teemadega inimesi jõuab siia ja minu roll ongi siis vastavalt siis inimesele seda tuge pakkuda, mis tal parasjagu teemaks on, aga jah, eelkõige me tegeleme siis sellise stressi ja pingemaandusega ja inimesed tegelikkuses tunnevad muutusi tegelikult peaaegu kohe peale teraapiat tihti. Lapsed tihti jäävad näiteks magama, eriti teismelised. Täiskasvanud tunnevad seda, et nende peas on rohkem vaikust. Mõnel inimesel on siin ka selline suvanupp sisse tulnud, et ei viitsigi midagi enam teha, eriti neil, kellel on natuke rohkem perfektsionismi. Et kui me selle teemaga oleme siin tegelenud, et mõni tunneb pärast teraapiat sellist ka pingelangust, mõni vastupidiselt meeletut energia, mingit pahvakat. Mulle öeldud isegi, et läksin koju ja koristasin kogu maja ära, et pool aastat ei ole jõudnud mitte midagi teha. Et tegelikkuses nii kui meil see pinge kehas tegelikkuses vabastada, vabaneb selle alt tegelikkuses meie enda energeetiline ressurss. Me saamegi seda siis kasutada nii-öelda kas siis mingite tegevuste jaoks, mingi oma elu loomise jaoks, aga kui me oleme hästi pingestatud seisundis, siis tegelikkuses kehal kulub meeletu energia selle pinge hoidmiseks. Et ma ei taha nii öelda, aga mõnes mõttes me müüme nagu kliendile tema enda energiat, mis on lihtsalt valesse kohta suunatud pingesse. Just. Ja läbi selle toimub vabanemine ja tekib ruumi, tekib energiat. Teha midagi või siis mitte midagi. Just. Parasjagu, mida ta siis tegelikult vajab on. Väga lahe. Et ma saan aru, et kui inimesed jäävad magama ka, siis ma saan aru laste puhul näiteks eriti on ju ja ilmselt eeldan ka täiskasvanute puhul, et siis tähendab seda, et inimesel nagu pinge on nii tugev olnud, et nüüd kui see lõdvestus on, et siis tal tekib selline rammestus, et siis on nagu lõpuks jah. Ja mis ongi väga positiivne, sest keha saab selle lõdvestunud seisundi tunde jälle kätte, et väga paljud inimesed on ja kaasa arvatud mina ise ka, ma märkan tegelikult, kuidas ma päeval olen, nagu hoian ennast kuidagi niimoodi pinges. Õhtul voodisse minnes ma tegelikult olen pinges, et jah, see, mis tähendab lõdvestunud seisund, on mõne inimese jaoks tegelikkuses päris uus. Tegelikult ei tea, mis tähendab. Ja läbi siis nende korduste, kui ka teraapias siis käiakse, see keha pidevalt õpib seda, tal hakkab see ju meeldima, hakkab seda ju küsima, veel tahtma ja niimoodi need muutused tegelikkuses loovadki. Hakkavad toimima. Et jah, ma siin ise sellest kehapingest nagu olen mõelnud samamoodi, et varem, et kui sa ei teadvusta seda olukorda, siis see tegelikult on see sinu loomulik osa, et sa hoiadki ennast nagu pinges seisundis. Aga siis, kui sa tunned esimest korda selle momendi, et sa tegelikult saad olla ka sellises alendis ja siis, kui sa nagu mingil hetkel oma tavapäraelus lähed jälle sellisesse olukorda, kus sa tunned ennast nagu pinges ja siis mingil hetkel tajud, et oota, ma ei taha seda, tegelikult mulle meeldis see, oota. Ja siis hakkad märkama, ja nende märkamiste puhul siis tegelikult aja jooksul nüüd on lihtsam siis
kiiremini märgata ja siis tegelikult ka tuua seda ellu muutust. Just, et sa saad ise kohe oma keha lõdvestada. Noh, et kui tekib see teadlikkus. Et noh, eelkõige mulle meeldib öelda, et see on teadlikkuse kasv. Ja nagu alguses ka ütlesime, läbi selle need muutused saavad toimuma. Kui me seda Mer Biofeedbacki teeme, ehk siis ka me koos teeme, aga sa oma klientidele teed, tuvastades neid pingeid, neid mõttemustreid, neid emotsionaalseid siis nii-öelda stressoreid. Kas on ka hetki või momente või kliente, kes enne seda ei teadnud, et mul on see pinge? Jaa, muidugi meieni jõuab väga palju teadlikke kliente, kes on tegelikult endaga ju ka väga palju tegelenud ja mingid asjad on neil niimoodi, et jah, ma teadsin, et see seade ikka näitab teil väga täpselt, mis teema on. Aga jaa, suurem osa inimesi tegelikkuses mingeid asju ei oska endas märgata. Et noh, ma võin näiteks isegi enda näite tuua, et praegu meenus, et mina tegelikult läbi selle teraapia hakkasin teadlikult märkama süütunnet. Et ma olen tegelikult väga tihti kogen süütunnet ja seda ka olukordades, kus ma tegelikkuses süüdi ei ole. Et varasemalt see süütunne ei olnud minu jaoks üldse teadvustatud tunne. Ikka kurbus, viha, hirm, aga jah, et mingid sellised teistmoodi teemad, mis siis ilmsiks tulevad. Ja et algus on see baas ikkagi nagu viha, kurbus ja hirm, et siis ma tean, et need on need, aga et ala, et mis on siis näiteks süütunne või häbitunne või piinlikkus või siis ka näiteks, noh, ma ei tea, mõne jaoks võib-olla ärevus ja mõne jaoks ka võib-olla see, et vihal on ka erinevaid tasandeid. Just, et vihal on tõesti alates ärrituvusest kuni siis ju vihkamiseni. Et ja noh, muidugi seal ongi see, et iga tasand loob järgmist, et see läheb järjest sügavamaks. Nii et jah, igal juhul ma enda puhul võin küll öelda, et kliendid on alati väga põnevil, mis nende sees toimub. Ja mõni inimene jõuabki siia tegelikult lihtsalt põnevusest, et mitte, et ta midagi üldse justkui nagu probleemiks, et ta tahabki teada, et äkki on midagi, mis vajaks hetkel tähelepanu. Mida mu keha nagu justkui vajab või isegi annab märku, aga mida ma ise ei teadvusta või siis mu aju on nagu ära blokeerinud, et ei. Ja mõni on näiteks oma sisemise lapsega väga palju tööd teinud teadlikult ja tulebki testima, et kuidas siis keha seda tagasisidestab, et kus keha on rahul ja siis on hea peegeldus kohe, et jah. Et kui asi on tasakaalus, et järelikult ma olen mingid asjad õigesti teinud, et see annab nagu mingi kinnituse ka. Et sellega eneseavastamised need inimesed, kes on siis rohkem teadlikumad või tegelevad selle enesearengu või eneseavastamisega tihedamalt, et siis nagu saad enda jaoks ka üks kinnituse, et mis teemad veel näiteks ikkagi vajavad rohkem tähelepanu ja mis teemadega on meil tegelikult hetkel väga hästi. Just. Ma panin tähele, et sa mainisid ka siit sellist seda ATH-d, ehk siis aktiivsus tähelepanuhäiret ja sellest tulenevad ka nagu läbipõlemist. Tuleksime natuke selle juurde sügavamalt, et teeme niisuguse nagu rollimängu, et näiteks mul on ka ATH ja olen tajunud sellist hästi palju sundmõtteid ja sellist pidevat emotsionaalselt, tugevaid emotsionaalseid tundmusi. Ja nüüd tunnen, et siin tegelikult on väga kurnav olnud ja ma võib-olla tunnen isegi, et ma olen läbi põlenud. Kuulan seda juttu ja nüüd mul tekib soov, et ma tuleks Mer Biofeedback teraapiasse, et proovida seda. Kuidas see mind täpsemalt aidata saaks? Jah, see ATH teema on tegelikult mul endale väga hingelähedane teema ja tegelikkuses, miks mina ju ka oma lapsega käima hakkasin, ongi see, et ATH aju on väga ülitundlik.
ja selle tõttu on ka tema närvisüsteem alati rohkem sellises ülereageeringus. Et nad tegelikult toimetavad igapäevaselt nagu sellises võitleja-põgene seisundis ja on isegi tehtud uuringud, kus tegelikkuses on välja toodud, et ATH ajuga inimesed kulutavad täiesti tavapäraste lihtsate tegevuste tegemiseks 3 korda rohkem energiat igapäevaselt. Ja selle tõttu on nad tihti rohkem väsinud ja kurnatud ja jah, et seda energiat ei ole ja keskendumine võib-olla on ka selle tõttu siis juba häiritud, sest kui keha on stressis, siis tegelikkuses kõik sellised kuidas ma ütlen, ajus toimetavad funktsioonid on häiritud, mälu on häiritud, emotsionaalne tasakaal on häiritud, et eelkõige me siis teraapias hakkamegi tegelema selle stressi maandamisega. Kindlasti iga teraapiaseanss sundmõtete kinnipanekuga, sest tegelikkuses see ongi kõige rohkem, mis seda stressi loob, nende inimeste peades toimub väga palju, et sellist vaikust sinna tuua ja kindlasti on üks teema ka see ülitundlikkus ja närvisüsteem, millega igapäevaselt siis saab ka tööd tehtud, et tihti nii-öelda ka autismispektriga häirega inimesed kui ka ATH inimesed on hästi ülitundlikud. Ja selle tõttu on nende igapäevategevused mingil põhjusel ka häiritud. Ja kui seda ülitundlikkust ja närvisüsteemi saab juba rahustatud, siis nad tegelikkuses saavad kuidagi paremini sellises omas energias toimetada, et see väline ümbritsev neid nii palju ei mõjuta. Et ja muidugi kuna see läbipõlemine tihti ei olegi ainult tööpõhine, et ATH inimesed põlevad tihti läbi lihtsalt nende elustiili tõttu, et nad võtavad väga palju ette. Nad on tegelikkuses väga enesekriitilised, väga nõudlikud enda suhtes. Nad seavad endale väga kõrgeid eesmärke. Naiste puhul on eriti perfektsionism teemaks, millega nad mingis mõttes nad kompenseerivad sellist ka madalat enesehinnangut. Et see on pidev kompensatsioon ja selle tõttu me tegeleme ka teraapias nende teemadega. Ongi perfektsionism, liigne enesekriitika, sinna lähevad ka need süütunded. Muidugi on ka sellist people please imist nende puhul palju, sellist mõnes mõttes maskide kandmist, et nad pidevalt kuidagi proovivad sobituda. Sest ATH või siis ka autismispektri häirega inimene tegelikult tunneb juba lapsena, et ta on natukene teistsugune. Ja see hakkab tegelikkuses juba sealt pihta, kus nad hakkavad ennast pidevalt sinna keskkonda kohandama. Ja see on hästi suur pinge, et nad tegelikult justkui varjavad mingi enda osasid sinna maski taha, aga nad ühel hetkel seda ei jõua enam teha. Ja see on jah, siis üheks selliseks ka stressi põhjustajaks. Mis ma olen siin enda lapse puhul ka näinud ja näen ka klientide puhul, et nendel lastel on ka väga madal enesehinnang, väga palju sellist väärtusetuse tunnet. Ja seda ikkagi selle tõttu, et nad tegelikult saavad võrreldes tavalastega 3 korda rohkem negatiivset kriitikat koolis, sest nad on ju kuidagi kogu aeg sehmerdavad, toimetavad, ei püsi paigal ja sealt hakkab juba võib-olla selline negatiivne minapilt kujunema, mis tegelikkuses täiskasvanu eas vajabki juba tegelemist. Et jah, et need teemad on väga erinevad, millega me tegeleme. Häbitunne on kindlasti üks teema, millega me siin tegeleme. Hirm hakkama saamise ees. Aga muidugi ma alati tahaks positiivse poolega välja tuua, et tegelikult nendes lastes ja nendes inimestes on väga palju sellist positiivset, et mulle kuidagi meeldib öelda,
et neil on mingi X-faktor selline. Ja kui nad ise selle ka ise üles leiavad ja oma fookuse sinna suunavad, siis nad tegelikkuses neist saavad väga ägedad ja tublid inimesed ja tihti ka väga edukad inimesed. Et nad lihtsalt teraapia käigus võib-olla ka me saame toetada seda enese tundma õppimist ja lubamist, et minuga tegelikult ei ole võib-olla midagi valesti, vaid mu aju lihtsalt natuke toimetab teisiti. Ma pean natukene ennast siis lihtsalt mitte endale nii palju nii-öelda puid alla pidevalt panema, et kohtlema ennast leebemalt, rohkem võib-olla piire seadma, rohkem lubama olla endal selline, nagu ma olen. Ja niimoodi me siis siin liigume, aga tulemused on erinevad, aga eelkõige just selline rahulik seisund on peamine, mida siis inimesed kogevad ja just selline ka, et mingid triggerid kaovad ära. Mingid inimesed enam ei ärrita, sest kui närvisüsteem on üle pinges, siis tegelikkuses on see süütenöör maru lühike ka. Iga pisiasi ajab närvi. Ja siis kohalt väljendab. Just. Et ma siis saan ka öelda, et kui ATH puhul siis me tunneme, me oleme tundlikumad, ehk siis me tajume neid emotsioone tugevamalt ja intensiivsemalt. Meil on mõtteid rohkem peas ja me teame, et ka neid mõtteid võivad tuua meile kaasada sedama emotsionaalset pinget. Just. Et ja kui meil on veel see, et me tunneme ennast teistmoodi eakaaslaste seas, siis tahtmata inimestena ikkagi võrdleme ennast teiste inimestega. Me saame sealt peegeldust ja selle tõttu me saame iseennast siis rohkem nagu tundma õppida, aga kui ma tajun seda juba eos, et ma olen natuke teistsugune, et miks teistel ei ole näiteks sellist hästi intensiivset emotsionaalset kogemust või sellist hästi intensiivset sundmõtlust, et siis see loob sellist ka enesekriitikat, see enesehinnangule mõjub. Ja tekivad ka mõnes võib-olla häbi ja süütunded ja ma saan aru, et siis tegelikult hiljem see võib samamoodi siis väljendada kui täiskasvanu eas ja siis lõpuks tekib kõik nagu kurnatuse tunne. Just, et tihti nad ikkagi ütlevad, et seal spektrihäirega, autismispektri häirega ja ka ATH inimestel on rohkem selle tõttu ka depressiooni. Et mida ma teraapias olen märkanud, et neil on ka väga palju tuimust. Ehk siis kuna nende närvisüsteem on hästi pidevas ülepinges, siis teine äärmus on see apaatsus ja tuimus. Ja mul endal on ka seda olnud selles mõttes, et ma olen endal ka seda tajunud, et ongi selline üliemotsionaalsus või siis vastupidi täiesti tuimus. Sellist vahepealset tasakaalu neil tihti ei ole. Ja tegelikkuses ongi teraapia töö, et inimene õpiks tundma. Eelkõige tundeid tundma. Aga seda sa saab hakata tegema siis, kui ta ei ole enam selles tuimuses, ehk siis läbi teraapia me toetame seda külge ka, et jah. Nii et omamoodi keeruline, aga mitte midagi ei ole valesti, mitte midagi ei ole halvasti ja need inimesed on tegelikult väga toredad, need lapsed on tegelikult siin teraapiaruumis, ma neid vaatan, nad on alati silmad säravad. Nad on tegelikkuses väga heasüdamlikud, nad on väga isegi intuitiivsed, nad on sellised leidlikud, särtsu täis, neil on hästi palju eluenergiat, et ja ma alati ütlen ka vanematele, et siis see tuleb kuhugi suunata, kuhugi sellise tegevusse, mis siis talle endale hästi palju huvi ja pinget pakub, et tihti see fookus kaobki ATH inimestel tihti ära, tihti mitte motivatsiooni tõttu, vaid huvi tõttu. Meil kaob lihtsalt huvi ära. Ja siis See asi lihtsalt ei huvita, aga tegelikult nad saavad fokusseerida küll asjale lihtsalt see, mis neil tegelikult pakub huvi, et nad saavad minna väga sügavuti sinna sisse. Sellepärast võib-olla koolis ka mõned ained ei paku huvi, seal neil see mõte rändab, siis nad võib-olla hakkavad seal tundi segama või mida iganes. Aga samas mingi asi, mis neil vägagi meeldib, seal nad on ju vägagi võimekad ja väga head. Nii et igal juhul soovitan tulla ennast tundma õppida ja mina oma kogemusest küll ütlen, et see on väga-väga toetav, et oma lapse puhul ja enda puhul tegelikult samamoodi, et võin öelda, et mul otseselt endal mingit diagnoosi ei ole,
ametlikult, aga olen endal siin selle teekonna ikkagi endale selle diagnoosi ära pannud, sest paratamatult mul neid teemasid ka endal elus on olnud ja eks ma ise ka selle tõttu olen läbi põlenud olnud. Läbi oma kogemuse on kõige parem toetada. Just. Ja ma võib-olla veel lisangi siia juurde, et tihti siin ruumis toimubki tegelikkuses ka kogemusnõustamine. Et väga paljud inimesed on väga sarnaste teemadega, mida ma tegelikult ise olen ka kogenud ja saabki siis vajadusel nõu anda, jagada ja teinekord on ka see, et ma ei ole üksinda selle teemaga, et mitte tore, et keegi veel on kogenud, aga me kõik oleme oma mingites teemades ja probleemides, et see tugi. Just, see annab see kindlustunde, et tegelikult ma ei pea kogema seda halba enesetunnet või seda ebameeldivat pinget üksinda, et tegelikult on inimesi veel, kes seda kogevad. Tegelikult on sellest võimalik välja tulla ja ennast toetada ja tegelikult need negatiivsed emotsioonid või see pinge ei pea olema alati see, et ma peangi sellest kannatama elu lõpuni, et tegelikult on see lihtsalt üks väike infokild, et hetkel on seal see fookus, mis vajab tähelepanu, kui selle enda jaoks siis kuidagi lahti mõtestad. Jah, siis see tegelikult haipub. Just. Korra küsin ka seda, et ilmselt tegelikult tekitab ka nagu veits huvi, et ATH puhul või üldse selle MER biofeedback teraapiaga, mitu seanssi mul tegelikult oleks vaja kogeda? No selles mõttes see on jällegi väga individuaalne, sõltub inimesest, me oleme väga erinevad, psüühika on väga erinev. Lihtsalt oma kogemusest võin ma öelda, et ega ta nüüd selline teraapia ei ole, mis ta ongi toetav teraapia ja oma lapsega ma tegelikkuses ju käisin, tollel hetkel mul oli võimalus umbes 2-3 korda aastas käia, võib-olla ma olen ka tihedamalt käinud. Et mingi aja tagant, et alguses võiks käia kuskil 3-5 korda, nii nagu meil on soovituslik, aga siis mingi aja tagant lihtsalt kordusseansid, sest laste puhul paratamatult ikka seda emotsionaalset nii-öelda tasakaalutust tekib paratamatult, ikkagi elus on erinevaid olukordi. Ja eriti võib-olla sellised ka põhikooli lõpetamised, gümnaasiumi lõpetamised, sellised pingelised seisundid või siis, kui meil on elus mingid nii-öelda muutused, töökoha muutused, et nendel hetkedel ma alati soovitan ikkagi tulla. Nii et ja ma arvan, et see on ka ühel hetkel selline sisetunde küsimus, et mingi asi justkui ütleb, et võt, ma nüüd pean minema. Praegu on see piir vist juba natukene ületatud, et vajab mingit tasakaalustamist seisund. Ja siis oleks aeg. Just. Või kuulata. Küll läbi nende teraapiate me ju tegelikkuses jagame erinevaid ju tehnikaid ka, mida kõike ju ise nii-öelda, kuidas ise ennast kodus toetada. Et see MER biofeedback teraapia on justkui ikkagi nagu teed näitav teraapia. Et seal teel olemine on ikkagi kliendi enda vastutada. Ja vahepeal, kui seal teel olemine lähebki raskeks ja keeruliseks, siis tulebki tulla vahepeal nii-öelda, uuesti seda teed näha. Jah, et lükkame sind ikkagi sinna õigele teele tagasi. Ja see on ka okei, et me keegi ei ole siin püsivalt oma peateel, et aeg-ajalt ikka nendele kõrvalteedele kobistama läheme ja see on ka okei. Et ma vahepeal toon näidet ju selle jõusaaliga ka, et ega ju pärast esimest korda ju tegelikult muskel kasvama ei hakka, et me vajame ju seda teenimist ja me vajame tegelikult endale kõrvale ka teinekord seda treenerit, kes siis meid juhendaks ja kuidas teha ja ühel hetkel, kui meil see kõik on selge, siis me tegelikult saame ise väga hästi hakkama oma asjadega ja tegelikult see teraapia on sarnane, et ta näitab siis teed, vajadusel pakub tuge ja ühel hetkel inimene tegelikult ise tunneb ja tajub, kui ta on valmis siis ise edasi toimetama ja tegutsema ja tal on mingid tööriistad
kuidas ta saab ennast ise ka toetada. Jah, see jõusaali näide on väga hea, et kuigi me tahaks, et läheks ühe korra jõusaali või siis nädal aega ja sööks teatud siis nii-öelda dieeti või tasakaalustatud toitu, on ju, et siis me tahaksime juba, et see nädala lõpus oleks juba selline, et vaataks peeglisse, et päris hea, on ju, et toimib, on ju, aga reaalsus on tegelikult see, et tegelikult need esimesed silmaga nähtavad muutused peeglis tulevad ilmselt alles jõusaalis siis 8-12 nädala jooksul, on ju, öeldakse, kuidas siis kellegi, et tegelikult selle teraapiaga on siis sama lugu, et esimesel korral ma saan aru, et on võimalik saavutada head enesetunnet, aga selleks, et seda nagu püsivalt hoida või nagu siis ka treenida selles, et keha nagu ka ise rohkem õpiks suunaks, on ju. On vaja nagu rohkem neid seansse, et see nagu ka ikkagi nagu treenib. Jah, keha ongi nagu õppeprotsessis, läbi mille tegelikult aju ka. Et tegelikult jah, iga uus tundmus on uus teadmine ja jah, need kordused on olulised. Sest ja tihti kõik need kiired muutused ei ole mitte kunagi püsivad muutused. Mina võin öelda enda muutuste kohta, et need on tegelikkuses suuremad muutused olen ma loonud tegelikult aasta-2 aastaga. Just. Ja seal on tõesti väga tihti klientidele seda ütlen ka, et seal on 2 sammu edasi ja 1 samm tagasi. Et nii see on, et me ei liigu kogu aeg ainult ülesmäge, et me vahepeal ikkagi liigume mõne sammu tagasi ka. Ja see on ka okei. See on ka okei, see käib eluprotsessiga kaasas, on ju. Mul tuli kusjuures üks hea nagu näide, et kuidas ma olen toonud oma klientidega, et luuletuse lugemine. Et kui sa nagu esimest korda või luuletuse pähe õppimine siis, et kui sa esimest korda loed luuletust, siis sul pähe ei jää kogu see luuletus. Aga sa võib-olla nii-öelda saad sellest loogikast aru või nagu sellest sisust, mida ta ennast kujutab. Võib-olla jäävad mingisuguse kas lause või salm või isegi mõned üksikud osad jäävad meelde sellest luuletusest, on ju. Aga sa kogu seda täit luuletust ikkagi peast ei räägi, on ju. Aga siis, kui sa nagu kordad seda 4. korda või 5. korda, siis sul jääb näiteks üks salm meelde juba, on ju. Ja teistest jääb veel natuke mingid fragmendid, on ju. Ja siis, kui sa juba 20. korda seda räägid, et siis sul tegelikult on see luuletus peas, mis näitab seda, et nagu pidevalt on vaja kordust, et keha lihtsalt õpib ja seda nagu enda jaoks omandab ja loob mingisuguseid seosed, on ju. Ja, ka väga hea näide. Miks sa arvad näiteks seda, et miks vaimse tervise eest hoolitsemine on tähtis? See on tegelikkuses tänapäeval eriti tähtis, sest et kõik on palju, infot on palju ja eelkõige see on oluline enda vajaduste märkamiseks. Et ma märkan, mida ma tegelikkuses vajan, mida ma soovin, mõnes mõttes piiride kehtestamiseks, oskus piire, kuhu ma oma energiat tahan suunata. Ja mida rohkem ma tegelikkuses enda eest hoolt kannan, seda paremas kohas olen ma ise ja seda parem kaaslane olen ma tegelikkuses ka oma lähedastele, sõpradele ja töökaaslastele näiteks. Et jah, see on tegelikkuses äärmiselt oluline ja me vajame tegelikkuses puhkust, et eestlane on oma loomult väga töökas, see on iseenesest väga tore, aga me ei oska tegelikkuses üldse puhata ja selle tõttu on ka meie ongi närvisüsteemid on hästi pingestatud seisundis ja siis, kui see 2-nädalane puhkus tuleb, on ju, tegelikkuses me ei oska niisama olla, et me tihti hakkame siis remonti tegema või et see asi peab kogu aeg aktiivne olema, et meie need närvisüsteemid justkui ikkagi peavad õppima lõõgastuma, lõdvestuma ehk siis nagu molutama. Just nagu siesta. Nagu Fred Jussi ütleb, et või siesta just, nagu nii-öelda hispaanlastel
jah, itaallastel, et neil on selline mõnus puhkus. Aga mis see Fred Jussi? No Fred Jussil on see molutamise kunst, on ju, et tema need õpetused või mõtted on see, et me peame õppima molutama. Kui tekib selline tühjus, on ju, siis sealt saab tekkida selline loovus, et kui me oleme pidevalt sellises pingestatuses, siis me oleme nagu sa ennem ka ütlesid, nagu robotid või automaatsed, on ju, ja kogu see meie loovus kaob ära, et molutamised on vajalikud just selliseks inspiratsiooni ja loovushetkedeks, et tekiksid mingid mõned mõtted, ideed, lahendused, et jah, seal pidevas liikumises me ei märka neid. Ei märka neid, on ju. Kui tuli sellega kusjuures üks tsitaat või siis nii-öelda ütlemine, minust oli see Bill Gatesi poolt, kui ma õigesti mäletan, et kui ma tahan mingit asjad, mingi asi saaks tehtud võimalikult efektiivselt ja kiirelt, siis ma küsin seda laisa inimese käest. Sest tema, kui ta on laisk ja ta lihtsalt ei viitsi midagi teha, vaata siis selle idee, et kuidas see võimalikult kiirelt mingi asi kätte saada või teha, et siis see on nagu, tal tekib see moment, või see idee, kuidas võib kasutada. Sobis jah, väga hästi siia. Ja nii ongi tegelikult. Tuleme nüüd korraks ka sellise küsimuse juurde, et kui nüüd kuulajate seas, vaatajate seas on inimest või inimesi, kes näiteks praegust nagu vaikselt sisemiselt kannatab, aga samas nagu kas ei julge või ei tea, kuidas enda aidata või mida teha, missugust nõuannet seda talle annaks? Jah, et see on tegelikkuses tänapäeval väga läbiv teema, et mõnes mõttes olen ise ka sellises olukorras olnud ja eelkõige ilmselt inimesed ei julge abi küsida, kuna nad kardavad, et nad on äkki kellelegi koormaks või äkki keegi ei mõista neid. Ja ma olen täheldanud, et ühiskonnas on ka selline haavatavus ja nõrkus ikkagi selline läbikukkumise nagu märk, et sa pead alati olema hästi tugev, hästi kõigega hakkama saama ja selle tõttu väga paljud inimesed varjavad oma kannatusi ja ei julge ka selle tõttu abi küsida. Aga mina alati ütlen, et tegelikkuses abi küsimine ongi justkui suur julgus ja iga inimene, kas ka siia teraapiaruumi jõuab, on tegelikkuses väga julge. Et ennem oli juttu ka nendest inimeseks olemise varjupooltest, et kui me siia tuleme, siis me tegelikkuses ju peame hakkama tegelema mingite teemadega, mis meile tegelikkuses ei pruugi üldse meeldida. Ja see vajab tegelikkuses suurt julgust. Nii et tihti võib-olla öeldakse, et inimesed, kes teraapias käivad, on justkui nagu nõrgad. Vastupidi, et nad on äärmiselt tugevad ja julged ja nad tegelikkuses tahavad ju saada paremaks. Nii et kindlasti abi küsida võiks, kui ei ole võib-olla mingit lähedast inimest, kellega mingeid teemasid arutada, siis võib-olla esialgu ma ise soovitaks pane mingid mõtted kirja, tunded kirja, et see juba loob sellist selgust. Jah. Kindlasti on meil ka nii-öelda psühholooge, nõustajaid, terapeute, kes on väga avatult valmis kuulama ja kaasa mõtlema. Et julgelt minna, et tegelikkuses vaimse tervisega tegelemine ei ole kuidagi mingi häbiväärne asi. See näitab seda, et inimene tahab endast rohkem teada. Ja soovib mingit muutust luua. Või siis, kui soovi rääkida, siis saab ka tulla. Just, väga kõige olulisem on ju, et tegelikkuses et kui ma isegi tea, mida ma tunnen, siis, ja mis minu sees toimub, siis tõesti meie teraapia on selleks parim meetod ja selle tõttu ta sobib ka väga palju lastele. Tegelikult lapsed tihti ei tea, mida nad tunnevad, ei oska seda ka väljendada. Ja tihti vanemad saavad väga head sisendit siit teraapiast, mis nende lastega siis tegelikkuses toimub.
ja läbi selle saab ka siis psühhoteraapias tegelikkuses nende teemadega tegeleda juba koheselt. Ta ikkagi on väga-väga toetav. Tegelikult saab seda infot ju viia erinevatest teraapialiikides, et iga teraapialiik või psühholoog või psühhiaater ka on ju. Igal ühel on omad nii-öelda nagu need kohad, kus nad saavad tegelikult inimest toetada. Igaüks tegelikult on lõpuks ikkagi tervik ja igaüks annab mingisugust perspektiivi. Jah. Igal ajal on oma oluline roll ja koht kogu selles süsteemis. Nii et jah, tulge, te ei pea midagi rääkima, lihtsalt pikutage ja hinnanguid ei anna. Ja terapeut räägib, mida ta parasjagu seadmes näeb siis. Täpselt. Väga hea nõuanne. Tuleme nüüd korraks selle juurde, et sinu juurde siis tagasi. Kas sinu jaoks on mingisugused metoodikad või viisid, kuidas ise ennast hoiad? Ja mis need oleks? Jah, kuna ma igapäevaselt ju töötan mõnes mõttes sellises vaimse tervise valdkonnas, siis ma ju mingis mõttes pean ise ka või olengi avatud ja huvitatud erinevate metoodikatele, kuidas paremini toimetada ja hakkama saada. Ja muidugi kindlasti minu jaoks äärmiselt olulised on baasvajadused, milleks on uni. Minu puhul tegelikkuses ma võin öelda, et see on isegi võiks olla 9 tundi, aga seda ma tegelikult igapäevaselt kahjuks ei saavuta. Proovin vähemalt 8 kuidagi kätte saada. Kindlasti füüsiline liikumine. Hetkel ma aktiivsemalt tegelen jooga ja pilatesega. Et kui mul on sellised hommikused vabamad hetked, siis ma alati teen kuskil 30 minutit joogat. Pilateses ma käin kuskil 1 kord nädalas ja käin ka kõndimas ja liikumas, et proovin iga päev vähemalt 20 minutitki liikuda. Ja kui on mõni õhtu selline tunne, et ma ei jõua liikuda või kuskile kõndima minna, siis panen lihtsalt jalad seina peale. Ja võtan sellise 10 minutit lihtsalt vedelemise aja. Et need on võib-olla sellised baasvajadused, aga kindlasti ma ju ise käin ka vahepeal teraapias. Kui on mingid teemad aktiivsed, ja ma vajan mingit peegeldust kuskilt, ise täpselt aru ei saa. Nii et jah, vajan ise ka samamoodi tuge, ei ole ma kuidagi valmis siin, olen täiesti tavaline inimene oma igapäevade rõõmude ja muredega. Nii et jah, julgen küll abi küsida. Tubli, väga hästi. Mis on olukord või situatsioon, raamat, koolitus, kursus, ükskõik mis asi, mis on sinu elus toonud mingisugust perspektiivi muutust? Jah, kui ma sellele küsimusele mõtlesin, siis esimese asjana tegelikkuses tulid tegelikkuses minu lapsed ja nende laste sünd. Et lapsed tegelikkuses ongi mind sisemiselt kõige rohkem kasvatanud, õpetanud. On väga palju õppimist, on olnud väga palju läbikukkumist mingis kohas. Võib-olla just sellised tingimusteta armastuse kasvatamine. Selline paremaks inimeseks saamine, et lapsed meile seda väga palju näitavad ja õpetavad, et selles mõttes kindlasti on see olnud minu jaoks märgilise sündmusega, et vahepeal ma isegi ütlen, et see on see hetk, just kui nagu keegi virutas mul nagu kurikaga vastu pead, et kuule, et hakka endaga tegelema, tee midagi teisiti. Jah, absoluutselt lapsed, kui esimene laps tuleb, et siis tegelikult elu mõnes mõttes teeb nii-öelda kannapöörd, et nüüd on teine suund. Just, et see vastutus ja millist keskkonda sa siis tahad oma lapsele pakkuda, sa hakkad nagu maailma nägema hoopis teistmoodi. Olen nõus. Aga tuleme su igapäevaellu.
et küsiks sihukest asja, et mis on sihuke tegevus, mida sa näiteks tänasest päevast võttes mitte kunagi ei teeks? Ma arvan, et see oleks praegu mingi selline ekstreemne tegevus, mingi benchhüpe või langevarjuhüpe. Et ma kuidagi tunnen, et need asjad on hetkel minu jaoks big no, aga ma ei taha öelda, et ma mitte kunagi seda ei tee. Mine sa tea, võib-olla ma olen seal 60-70 ja mõtlen, et võt see asi on mul just elus tegemata ja tuleb täpselt see õige hetk ja ma selle ära teen. Aga hetkel võib-olla on see ka selline teadlik valik, sest ma kuidagi võib-olla proovin ennast hoida ja mitte väga selliseid ekstreemseid olukordi endal tekitada. Meelega, jah, et seda on elu niisama ka pakkunud, et hetkel mulle nagu sellest kõigest piisab, nii et jah, võib-olla siis kunagi tulevikus. Võib-olla siis, kui sa 70 tunned, et nüüd tahaks alla hüpata kuskilt. Okei. Aga teeme siis vastupidi, et nüüd tegevus, mida sa teeksid hea meelega alati kogu aeg? No minu puhul on see kindlasti tants, et see on olnud üks suur osa minu elust ja pange mulle lihtsalt muusika käima ja ma tantsin. Selles mõttes on mul väga raske mingit tegevust teha, kui kõrval käib muusika, sest minu keha hakkab juba liikuma, nii et kui keegi kutsub kuhugi tantsima, siis ma olen alati kohal ja valmis kohe minema, nii et muusika, tants, liikumine, see on kindlasti, mida ma tegelikult tahaks rohkem ka, et ma jõuaks, et tegelikkuses seda tantsu on mu elus jäänud võrdlemisi väheks, nii et pean seda rohkem fookusesse võtma. Kas sa tantsid vahepeal kodus üksinda? Varasemalt, kui ma noorem olin, kui mu laps oli, siis ma tegin seda kogu aeg. Mingi aeg ma teadlikult ikkagi ka seda tegin. Jah, koristades teinekord on see, et paned mingi hea muusika ja siis tõesti tuleb neid hetki, kus lihtsalt lased nii nagu kuidagi, kuidas see keha tahab parasjagu liikuda. Et jah, aga otseselt ma kuskil tantsutrennis hetkel ei käi, aga see on kindlasti asi, mida ma iga kell teeksin. Jah, me selles mõttes meie koosviibimistega, keskuse koosviibimistega alati on see, et kui natukene muusikat tuled, siis sa võid vaadata Katrini poole ja ta juba vaikselt nagu juba keha jalg või siis keha hakkab vaikselt juba pihta ja ta on alati esimene, kes on tantsuplatsil. On jah, kuidagi, et ma tegelikult varasemalt on ka ju läbi jooksnud, ma olen võistlustantsuga tegelenud, eks siis see on just kui minu sellisesse alateadvusest programmeeritud, et see tegelikkuses on hea näide sellest, et see, mida me ikkagi oleme väga palju harjutanud, see jääb meie kehasse, kehamällu ja tegelikkuses keha hakkab ka seda küsima ja nõudma. Et kui ta veel hea asi on ka, ta isegi läheb nagu stressi, kui ta seda siis tegelikkuses ei saa. Nii et harjutame enda sellistesse toredatesse tegevustesse. Väga tore. Nüüd võtaks mõnes mõttes, selles mõttes nüüd kõik kokku, et see kogemuse, mida sa oled tänaseks siis kogenud, kõik eelnevad perioodid, eluaastad. Ja nüüd me kirjutaks sinust autobiograafia. Siis mis oleks selle autobiograafia nimi, kus eesmärk oleks inimesi naerma panna? Et see võiks kindlasti olla midagi sellist, et kuidas ma nendes ämbrites kolistades ellu jäin. Sära silmis ja naeratus suul edasi liikusin. Et neid ämbreid on kolistatud palju, aga seda kõike tulebki nagu mõnes mõttes huumoriga võtta, et me tegelikult oleme tulnud ju siia õppima, kogema ja läbi selle me tegelikult kõige rohkem ka areneme. Ja enda puhul ma ei taha öelda, et see mul mingi programm või mõttemuster on, aga ma tihti olen täheldanud, et ma pean ise midagi kogema, et õppida sellest.
ja eks jah, neid ämbreid on olnud, nii et või siis selline mingi elukogemuste, mingi õpetlike elukogemuste leksikon, aga see võib olla mingi naljaga mõeldud, et aga jah. Mul juba kujutasin pildi või nagu oma peas, et see raamatu kaasa, siis seal on kirjutatud ilusti, et kuidas ma oma, kuidas sa ütlesid? Et ämbrites kolistades ellu jäin. Ja siis on täpselt selline lõbus sinu karikatuur või siuke, kuidas sa nagu ehvid, siis sul on 2 ämbrit jalas ja siis sa nagu hüppad ka nende ämbrites, vaat. Siis on veel paar tükki veel edasi ka, et siis kuhu on veel astuda. Kuhu sa veel saad edasi astuda, vaata, et ühe just lõpetasid, mida on järgmisesse. Jah, see oleks väga illustreeriv selle kõigele. Sinu see kunstiline pool kohe praegu. Mul käib kohe nagu see silme ees tuleb kohe nagu pilt, et kuidas seda ette kujutada, vaata. Väga hea, ootan seda autobiograafiat siis. No mine sa tea, võib-olla kunagi, kui mul see oskus ka võib-olla parem on, et oskan midagi kirja panna rohkemat, siis mine sa tea. Hetkel mul seda sellist voolavat jutusoont väga ei ole. Jutusoont ju on. No jah, aga võib-olla jah. Kirja poolest ma ei tunne, ei ole, seda ma ei tea, aga ma saaks öelda sulle, et tänapäeval on tehisintellekt, mille abiga sa saad. Aha, no muidugi. Ja, nii et vaatame, mine sa tea, kus see siis nüüd siit looma hakkab. Varsti näeme Apollos seda kentsakat neiut seal käimas. Korra küsin ka veel üks natuke sügavama küsimus, et kui sul oleks võimalus täna rääkida sügavatel teemadel või siis tegelikult kui üldises pildis vahet ei ole, mis teemadel, ükskõik kellega, kas siis ajaloolise tegelasega, väljamõeldud tegelasega või siis ka inimesega, kes praegust näiteks elab, siis kes see võiks olla ja mis, võid ka jagada teemasid, mis teemad? Et mis ma tagasi nii-öelda küsiksin? Mul tuli tegelikkuses päris mitu inimest, kellega ma oleksin huvitatud kohtuma, aga ma valisin sealt tegelikkuses ühe neist, kelleks oli Dalai Lama. Et tegelikkuses tema sellised eluloofilmid on mind väga inspireerinud ja kõnetanud ja tema sellised õpetused on, õigemini ta õpetab sellist kaastunnet, ta õpetab sellist mõistmist, headust ja kõike seda, et mida me siis kõik võiksime parasjagu tänapäeva maailmas rohkem õppida. Et ja ma mõtlesin korra sellele küsimusele ka, et mis ma siis küsiksin, et see küsimus näiteks võiks olla selline, et mida iga inimene või mis on see kõige olulisem asi, mida iga inimene peaks elu lõpuks ära õppima tema arvates. See on väga hea küsimus. Ja teine inimene mul tegelikult tuli ka, ja see on huvitav, see tuli naisterahvas, et kelleks oli tegelikult Coco Chanel ja tema nii-öelda ka need eluloofilmid on olnud minu jaoks väga põnevad ja inspireerivad. Just tema selline julgus muutust luua, erineda, selline enesekindlus ka väga keerulistes olukordades ja hetkedes. Et ilmselt võib-olla need on need teemad, millega ma ise ka ikkagi vahetevahel pahuksis olen, et siis meil oleks selliseid põnevaid jutuajamisi ja saaks ta käest nõu küsida. Väga hea, see oleks siuke hea õhtusöögi jutt, et ühel pool Dalai Lama ja teisel pool Coco Chanel. Et justkui selline sügavam ja selline nagu väga realistlik ja kahe jalaga maa peal naisterahvas, kes tegelikult lõi suurt muutust. Väga lahe. Aitäh sulle selle jagamise eest. Tuleme siis viimase küsimuse juurde. Mis on sinu jaoks sisemine rahu ja mis on sinu jaoks sisemine õnn? Kui ma selle peale mõtlesin, siis tegelikkuses sisemine rahu on minu jaoks see hetk, kui ma olen endaga kõige paremas kontaktis, kui oma päris olemusega,
kui mu keha on lõõgastunud ja lõdvestunud. Mul on justkui nagu elu osas selline usaldus. Ma ei proovi seda kontrollida liiga palju. Ma lähen sellise eluoluga kaasa. Et selline, jah, selline seisund ja eelkõige võib-olla see ka, kui ma olen endaga sellises heas ühenduses, siis ma tegelikkuses jälle ka aktsepteerin ennast nagu palju rohkem ja mul on endaga ka mingi rahu nagu justkui tehtud sisemiselt. Et ilmselt sellel teekonnal ma veel natuke võib-olla olen. Et mingis asjas ikkagi jah, endaga rohkem rahu teha. Protsess. See on protsess jah, et veel aega on. Aga see sisemine õnn, et see on küll justkui minu meelest selline seisund, mida me peame teadlikult looma. Just läbi igapäevaste selliste positiivsete märkamiste. Kas või see, et märkad oma lapsi. Minul võib-olla emana kõige esimesena tegelikult tulebki see, et kui mul lastel läheb hästi, kui nad kogevad midagi toredat, midagi põnevat, kui neil silmad säravad elu osas, et see kindlasti tekitab minus sellist sisemist rõõmu ja õnnetunnet. Ja üldse nende märkamine ja muidugi pere ka, et jah, et meil on igapäevaselt on ju lähedased ümberringi, aga me ei koge ju seda õnnetunnet püsivalt, et me peame teadlikult fookust sinna nagu suunama ja ilmselt siin käib kaasas ka see tänutunne on ju, mis kõik seda koos loovad. Lihtne on ju vaadata neid negatiivseid külgi on ju, aga kui me nagu alati nagu mündil on alati 2 poolt on ju. Et siis, kui sa keskendud nagu sellele positiivsele poole, et siis sa tegelikult ka märkad seda rohkem ja sa oled keskendunud. Ja koged ka rohkem rõõmu ja õnne on ju. Et jah, et see oma fookuse suunamine selles osas, et hoida siis seda fookust tõesti kas või väga lihtsatel asjadel, et täna ka väike postis. Et vahepeal piisab juba sellest, et kogeda seda sellist sisemist rõõmu ja õnnetunnet. Nõus. No seda Eestis on päikest. Just, see on nagu ta on. Ja seda õnnelikumad ja rõõmsamad me oleme, kui ta siis ennast näitab, on ju. Et jah, seda kindlasti, et ilmselt kuskil soojal maal on see liiga tavaline ja keegi ei oska võib-olla sellest nii suurt rõõmu ja õnne tunda. Et siin jälle tuleb see polaarsus või see tasakaal elus, et selleks, et kogeda nii-öelda jah, seda head tunnet me peame oskama näha neid varjukilgi ka. Nõus. Aitäh sulle, Katrin, nende siiraste jagamiste eest ja väga avameelselt jagades oma elu, oma kogemusi, oma tegelikult ka mõtteid. Ja aitäh teile, head kuulajad, head vaatajad, et olite meiega selles 4. episoodis. Taaskord, kui te tundsite nendel täna räägitud teemades enda ära kuidagi või teil tekkis huvi, et mis see täpselt on see MER biofeedback teraapia endast kujutab, tahaksite seda proovida, siis meie uksed on teile alati avatud ja meie kohta siis leiab rohkem infot meie kodulehelt lifekeskus.ee, kus on võimalik siis näha, lugeda meie kohta rohkem, näha meie meeskonda ja näha, kus me kasume. Järgmises saates on meil külas ka juba uus terapeut, nii et siis püsige kuuldel. Senikaua hoidke ennast, võtke aeg iseendale ja muidugi leidke aeg ka lähedastele. Just. Aitäh teile ja aitäh sulle, Katrin. Aitäh sulle ka. Kohtumiseni. Kohtumiseni.